Istuge. Alustame kõigepealt tutvustusega. 9. klassi ja 10. klassi õpilased, palun rääkige natuke endast, kust te tulete, mis koolis te käite, mis klassis te käite, teie kokkupuude tehnoloogia haridusega, kuidas te seda tunnetate, mis hobid teil on. Võime siit, Tavier, sinust alustada. Tervist! Mina olen siis, nagu enne öeldud, Tavier. Tulen Saaremaa gümnaasiumist. Hobilt ja isanumalt olen muusik, artist, salvestan ise muusikat, käin laulmas. Sealt poolt siis ka minu kokkupuude tehnikaga, tehnoloogiaga, just salvestamise poolelt, muusika salvestamine, kuidas need helid kokku kõlama saada ja niimoodi. Kooli poolest siis tehnoloogiaga olen diplomaatia ja rahvusvahelise õiguse suuna õpilane ja seal ühes tunnis pean tegelema tehnilise poolega, kuna üks õpetaja on Tallinnast või kuskilt kaugemalt ning jah. Aitäh sulle! Tere, ma olen Adele, mina õpin Miina Härma gümnaasiumi 9. klassis, ehk siis ma lõpetan hetkel põhikooli ja minu kokkupuude inseneeria ja tehnoloogiaga on siis peamiselt läbi reaalainete, ehk siis minu lemmikud ained hetkel on füüsika ja keemia, sealhulgas ka matemaatika, aga varasemalt olen ma pigem olnud hirmunud tehnoloogia ja inseneeria suhtes, ma ei ole pigem tahtnud seda õppida, aga nüüd ma olen võtnud selle endale sellise uue väljakutsena ja olen otsustanud seda ka õppima hakata. Niisiis, tere ka minu poolt, mina olen siis Rasmus Vaa, ma tulen Gustav F. gümnaasiumist, samuti olen 9. klassi õpilane. Kokkupuude IT-ga on olnud suur ja lai, mulle meeldivad ise arvutite kallal nokitseda, mulle meeldib arvutimängud, internetis surfami, IT, kõik see mulle väga meeldib. Siis meil on koolis programm IT-õpilased, millest ma kindlasti pärast räägin veel, kus kohas ma olen ka aktiivne olnud ja asju teinud. Et IT on minu asi, aga programmeerimine ei ole minu asi, mulle meeldib see kõik muu. See on selles mõttes oluline iga natuke rõhku panna, et IT ei ole ainult programmeerimine, ainult koodi kirjutamine, vaid kogu see maailm ka, kuidas infrastruktuur seal ümber töötab, on ju, et me saame üldse koodi kirjutada, et see kood jõuab kuskile ja see teeb midagi kuskil. Ja selle aluseks on teadmine, kuidas see asi töötab ja kuidas seda asja ehitada ehk haridus. Ja alustame seda paneeli sisulisemat osa sellest, et proovime aru saada, kas me saame ühiselt aru samamoodi, nii nagu Oleg enne rääkis siin metamõtlemisest, et kuidas me saame aru, et me saame aru. Ja minu küsimus siit alustuseks teile ongi ka, et kuidas teie õpilastena näete, mis see tehnoloogia haridus üldse on, mida teile pakutakse ja millest me täna siin räägime ja miks seda vaja on. Kas keegi soovib alustada? Mina võin alustada. Minu peamine kokkupuude siis koolis tehnoloogiaga on näiteks see, et 4. kuni 9. klassis me oleme õppinud 3D printimist, oleme programmeerinud roboteid, aga sellega on kaasnenud siis ka omad sellised pahemad pooled, tüdrukud on nutnud tundides, keegi ei ole tahtnud tagasi minna, keegi meilt sealt ei lähe edasi programmeerima. Lisaks sellele kasutame me väga palju arvuteid ja ühtesi ka õpetajad kasutavad siis kohati tehisintellekti. Kohati õpetatakse meile, et tehisintellekt on hea asi, mida võib tundides kasutada, näiteks minu matemaatikaõpetaja laseb klassi ees ChatGPT-l lahendada probleeme, kuid näiteks eesti keele õpetaja on sellele väga vastu ja tema ei toeta seda kasutamist absoluutselt. Niisiis, meil tunnis ikka kasutatakse, meil on projektorid ja meil on kõik see nutitahvel, eks ju. Mu matemaatikaõpetaja on korduvalt öelnud, et kui nutitahvel vahepeal mingi jups ja siis kõrval on griditahvel, mina ei taha kiviaega tagasi minna. Et meil see IT on ikka korralikult sisse toodud, siis otse loomulikult kodutöödes ma muidu ei kasutan kõike, et ma nagu, kui abi vaja on, siis ma otsin ja kasutan ka tehisintellekti. IT õppimisest on meil olnud, algklassides on meil selline asi nagu digitund, kus kohas sa õpid mingi natuke Excelit, sa õpid, kuidas ma üldse nagu Gmaili sisse login, et vaata, mis see arvuti on, kuidas ma need klahvid on seal, eks ju. Ja siis ka gümnaasiumis on mitmed valikained programmeerimise ja IT-ga.
Nagu ma ka enne mainisin, siis näiteks meil koolis õpetaja on üks hoopis mandrilt, nii et ta on hoopis Teamsi videokõne kaudu meil. Ja siis meil on veel paljudes tundides ainetes õpetajad kasutavad ära arvuteid, nutiseadmeid, tehakse igasuguseid PowerPointe, kasutatakse Kahoot, Quiz'e, et õpitud korrata, selgeks teha ja isegi teinekord mõne testi jaoks kasutatakse nutiseadmeid. Ja isiklikuma poole pealt, nagu ma ka enne mainisin, siis salvestamine. Et minu jaoks see tehnoloogia on inimese abivahend ja töövahend ja seda on vaja õppida, sest ta on siin selleks, et jääda. Ja ta ei kao kuhugi. Ta ainult areneb ja teda on vaja õppida, sest muidu lihtsalt me jääme maha arenevast ajast ja me ei saa enam hakkama. Ma arvan, et tõite välja praegu 2 sellist tahku. See esimene tahk tehnoloogiaga on see, et me ei ole esimest korda maailmas, kus meie ümber on tehnoloogia. Kõik meist oleme siin kasvanud üles juba süsteemis, kus kasutatakse mingisugust tehnoloogiat, kas või see, et meil on elekter kodus olemas. See, et me oleme puhtalt paberi peal ilma mingisuguse kas mehaanika või mingisuguse inseneeria lahenduseta, seda aega ei ole meie näinud. Aga viimase sellise 5 aasta jooksul kogu see tehisaru on tekitanud sellise perspektiivi, et midagi järsku on hästi palju arenenud. Ja see, mis meil täna olemas on, et me kasutame Teamsi või PowerPointi, midagi sellist, on endist tehnoloogia kasutamine, aga see on kuidagi see kirjaoskuslik osa. Täna vähemalt mina ise pea 30-aastasena ei tunne täna seda, et peaks õpetama, mul on endal ka laps kodus, et kuidas peaks talle õpetama, et nüüd kuskile sisse loges, kuidagi juba nagu tuleb. Samas see näide, mis sa tõid, ongi väga oluline, et kui sa ei õpi seda õigesti selgeks, siis sul ei teki seda head kogemust, sa ei hakkagi mingit tööriista kasutama. Ja see tahk ongi sellest, et ühelt poolt on need tööriistad, mida te tunnis kasutate, kas tekstitöötluseks, näiteks et dokumente kokku panna, õpetajatel midagi esitada, ja siis teises otsas on pigem need uuemad asjad, tehisaru asjad. Ja nüüd see teie õpilase perspektiiv sellele, et kui palju te tunnete seda, et see on lihtsalt tööriist, mida te kasutate, või et see on midagi, mida te peate selgeks õppima, et teie saaksite seda ise kasutada, kas siis oma hobis või tuleviku karjääri mõistes või midagi sellist? Ma võin alustada sellega. Et see, kui selgeks õppimine või siis lihtsalt tööriista kasutamine, et kuna mina üldse, mulle meeldib arvutis igasugust staffi teha, et kirjutan dokumente, mängin mänge ja sügest asju, aga minu jaoks tehisintellekt ja kõik need uued tööriist ja kõik see tuleb juba naturaalselt peale, et kuna mul on huvi, siis ma juba õpin ära ja siis, kui me koolis räägime millestki uuest, siis ma tavaliselt juba tean sellest. Ja et minu poolelt on see selgeks õppimine, et seda ei ole vaja, vaid mul tuleb see naturaalselt, kuna ma huvitun. Aga ma kindlasti arvan, et need, kes ei ole nii huvitatud, et vaba ajal tegelevad sellega, siis neile on kindlasti vaja kirjaoskus siis arvutite ja tehnoloogia maailmas kindlasti õpetada, et üleüldse elus hakkama saada. Sellepärast, et nagu ka Tavi Eren ütles, et see ei kao kuhugi. Minule jälle tuleb meelde see spikerdamise näide, mida siin eelmised kõned on kasutanud ja isiklikult mina ei usu, et spikerdatakse ChatGPT-ga lihtsalt sellepärast, et see on halb, kui ChatGPT on kellelegi kättesaadav. Ma pigem usun, et see näitab meile seda, et õpilased lihtsalt ei ole kursis, miks neil on üldse vaja õppida. Nad ei tea, miks neil on päriselt neid hindeid vaja saada, nad ei saa sellest aru. Ma arvan, et see on see suurem lünk selles hariduses. Õpilased ei kasutaks mingisugust sellist abivahendit, kui nad saaksid aru, et hei, mina pean selle asja päriselt ära õppima. See, et ma selle geograafia töö iseseisvalt kirjutan midagi, mis tulevikus tuleb mulle kasuks. Seega lõppkokkuvõtteks ma usun, et õpilastele tuleb viia see teadmine, miks nad õpivad. Nagu Rasmus siin ütles, et tema arvab, et ei ole, temal on juba naturaalne protsess, eks ju. Siis mina ütleks, ma olen tegelikult täielik vastand sellele. Et minu jaoks on need asjad vägagi uudsed, ma
ma ei ole nii tuttav nende kasutamisega, mina usun, et ta peaks ikkagi selgeks õpetama seda ja peaks lähemalt laskma inimestel, õpilastel, noortel tutvuda selle asjaga, enne kui neid visatakse päris ellu. Ja see päris elu ongi see minu arust keskkoht ka sellest, me siin räägime, sest kool mingi hetk, vähemalt üldhariduskool mingi hetk saab läbi, elukestev õpe kestab kogu aeg edasi ning see huvi, mis seal koolis võiks tekkida, et Adele, sa tõid ka hea antinäite selle kohta, et mis võtab huvi ära, kui sa ikkagi mingis tunnis hakkad nutma selle emotsionaalse stressi pärast, mis on tekkinud, see ei ole pigem keskkond, mis tekitaks huvi selle valdkonna vastu. Ja sellest me oleme siin täna konverentsi raames ka varasemalt kuulnud, et mis seal nagu see oluline tükk on. Aga vaadates neid positiivseid näiteid selle poole pealt ja teie enda kogemus või see kogemus, mida te näete enda koolikaaslaste peale, kui kellelgi on nüüd see huvi tekkinud mingisuguse tehnoloogilise valdkonna vastu näiteks, et kas ja kuidas seda toetatakse, et seal edasi tegutseda, sellega midagi tegema hakata? Ma usun, et pigem toetatakse ikka, aga võib-olla lihtsalt õpilased ei tea, mis need võimalused on, mida sa saad üldse teha selle 3D printimisega. Kui sa 3D prindid võtmehoidjad, siis see ei anna sulle just eriti palju teadmist sellest, mida see 3D printer teeb. Ma usun, et ka gümnaasiumites saaks rohkem näiteks teha valikainena erinevaid tehnoloogiaõpet, näiteks programmeerimist ja robootikat. Meil on seda koolis suhteliselt vähe. Meil on pigem keeltele suunatud kool ja mul on sellest väga kahju, et meie kool seda programmeerimise külge mitte eriti ei toeta. Meil on nagu see, et kui sul see huvi on juba ja edasi minna, siis üks koht on meil näiteks mehhatroonikaklubi, kus kohas tulevad hunnikus inimesi kokku, ma ei tea, palju hunnikus, need on 15 äkki või, tulevad kokku ja tahavad koos nagu midagi ehitada. Ja siis tõesti tegelevad ja ehitavadki oma tehnoloogialt, ehitavad arvuteid, ehitavad igasuguseid asju ja tõesti tegelevad sellega ja seal sa nagu saad ka, tuleb sotsiaalne pool sisse, kus kohas sa tutvud inimest, kellel on samasugused huvid ja niimoodi. Ja siis, kui Adele mainis, et neil ei ole koolis valikained, aga meil on programmeerimist, korduvalt on see, et õpetaja tahab broneerida arvutiklassi, et minna arvutiklassi, aga see on kinni, kuna seal on programmeerimisvalikaine ja neil on päriselt neid arvuteid vaja. Aga me saame ka paberil ja pliiatsil hakkama. Ka meil on see võimalus olemas. Meil on spetsiaalsed suunad selliste huvidega inimeste jaoks. Meil on valikained, meil koolis on tarkvara selleks olemas ja ka kooli personal on valmis alati uuendama seda ja kui miski on selline, et kõlblik õppimiseks aitab lastel edasi saada, aitab noortel õppida ja annab neile selle võimaluse, siis meil oldakse valmis seda ka võtma kasutusele ja rakendama. Ja kui nüüd see huvi on tärganud, kas mõne õpetaja kaudu või mingi koolivälise tegevuse kaudu, siis kuidas teil see tunne on kas õppekava kontekstis või õppetegevuse kontekstis, et tahaks nüüd palju rohkem tegeleda kas mõne inseneeria valdkonnaga või IT-valdkonnaga või mõne kunstivaldkonnaga, et kas nii-öelda see kooli tegevus jääb sellele jalgu selles kontekstis või mis võiks seda rohkem toetada, et oma huvi just väljendada. Ja ma küsin seda sellest perspektiivist, et te kõik mainisite mingisuguseid suunasid oma koolides, et teil on valikained ja suunad, aga see huvi ei pruugi tekkida tollel hetkel, kui sa pead nüüd valima, kui sa gümnaasiumisse lähed ja mida sa nüüd tegema hakkad. Ja sama on teil tuleva sees ka arvatavasti ülikooliga või jätkamisega hariduses, et siis on jälle valik. Et kuidas te selles osas tunnete, et kui teil see huvi tekib, aga te olete nüüd teises suunas, sa oled praegu diplomaatia suunas, aga nüüd väga avastad, et tahaks hästi matemaatikaga tegelema hakata, siis kuidas te tunnete, et see koolikeskkond täna toetab sellist tärkavat huvi? Minu jaoks on see pigem niimoodi, et ma ütlesin väiksena mõele, et ma ei ole matemaatika inimene, ma ei lähe robootikaringi, ma ei saa sellega hakkama.
ma kunagi ei läinud robootikaringi ja mul on sellest väga kahju, praegu mul saaks sellest suurt kasu tulla. Kui ma alustasin väitlemisega, siis sealt oli mul palju raskem üle minna reaalainetele ja hakata üldse füüsikat või keemiat õppima, sest et humanitaarainetelt üleminek reaalainetele on kõvasti raskem kui vastupidine. Mina arvan, et reaalainete idee seisneb selles, et sa saad asjadest päriselt aru, sa saad aru, kuidas kaablis jooksevad numbrid ja kuidas seal programmid toimivad ja alles hiljem sa võid hakata mõtlema selle ühiskondliku aspekti peale, et kes neid kaableid ründab ja miks neid kaableid rünnatakse ja kuidas neid rünnatakse. Ehk siis ma usun, et alati on kõige kasulikum mitte liigitada inimesi humanitaaraine õppijateks ja mitte reaalaine õppijateks, aga lihtsalt võimaldada igal ühele saada päriselt asjadest aru ja hiljem selle peale siis reflekteerida. Jah, ma nõustun täiesti sinuga, see on... Ma arvan, et tegelikult see probleem ja see asi tegelikult on hoopis kaugemal alguses. Et selleks, et õpilastel oleks võimalik kergesti üle minna, õpilastel oleks võimalik valida see õige suund, see peaks algama juba kuskilt põhikoolist ja isegi tegelikult lasteaiast. Et mitte süvitsi, aga lihtsalt kas või juba lasteaias anda lastele võimalus näha lihtsustatud varianti sellest kõigist tehnoloogiast, inseneeriast, huvitavat varianti, mis ei ole ainult tööpõhine, vaid mis on mõeldud ka, et lastel oleks lõbus ja mis on tehtud nii lihtsaks, et nad saavad aru. Ja mida varem see peale hakkab, seda kergem on lastel arendada see huvi just selle teatud valdkonna vastu. Ja kui neil on juba varakult see huvi olemas, siis neil on lihtsam ka valida see suund. Ma toon siia paralleeli, et kui me rääkisime siis uudishimust, eks ju, siis ma toon siia paralleeli. Mulle väga meeldib sporti teha, aga ma olen nagu, mulle meeldib kõik spordid, aga nagu ma ei leidnud seda nagu head trenni, kus kohast nagu käia. Ma käisin lasteaias nagu äkki 2 aasta jooksul mingi 7-8 sporti läbi ja nagu ma käisin tsirkuse trennis, ma käisin ujumas, ma käisin jalgpallis, ma proovisin kõike. Ja siis lõpuks mu vend läks tennisetrenni ja siis ma läksin tennisesse ja sain aru, et see on minu asi. Ja nüüd ma olen 6-7 aastat tennisega tegelenud. Ja ma tulen tagasi tehnoloogia juurde, et ma arvan, et võimalusi ja seda uudishimu peaks juba tekitama nagu täiesti algusest. Lasteaias võiksid kas või proovida Kahooti. Algklassid, nagu ma enne mainisin, et proovida nagu arvutisse mingeid asju sisse trükkida ja Gmaili sisse logida ja dokumenti kirjutada ja juba see, et ma mäletan esimest korda, me tegime dokumenti, kirjutasime sinna mingit juttu, ma jagasin seda oma klassivennaga ja ma näen, see pildike tuleb siin üles paanast nurka Google Docsis ja siis ma näen, ta kursor tuleb, hakkab kirjutama, mõtlen, mida pagana, me saame reaalajast, tema on seal teisel pool ruumi ja tema kirjutab. Vot see oli ikka väga lahe tunne, ma arvan, et see oli 2. klass ja arvutiklassis ja siukest hetke võiks teha igale lapsele ever koolis. Ja ma arvan, see on see hea näide ja mida ma üritasin enne ka tuua, sa tõid selle palju paremini, et see, mis on täna see vau-efekti tekitab, vaadates 10 aastat tagasi, oli hoopis teine asi. Täna see vau-efekt on väga kõrgele lakke viidud tehisintellektiga, mida see suudab teha. Ja mina mäletan samamoodi, kui ma olin teises klassis seal aastal 2000 kanti, kui arvutid tulid koolidesse ja see tiigrihüpe toimuski, ma sain olla osa sellest, oli samamoodi, et üldse sai meilikonto endale teha ja mul see esimene meilikonto on kuskil veel siiamaani alles, @hot.ee mingisugune meil ja ta oli selline vau-efekt ja mõeldes täna tagasi on ju, et see tundub mitte midagi enam selle kõrval, mis praegu toimus on ja see ongi see perspektiiv, mis nüüd tulevikku vaadates on, et mis on see skills, et tööriistakast, millega te peaksite koolist välja tulema, et ühest otsast ongi need baasoskused, see kirjaoskused tänane, mis 10 aastat tagasi olid vau-efektid, on tänane baasoskus ja nüüd uued tehnoloogiad. Ja vaadates siit nüüd sinna tuleviku perspektiivi edasi, siis selle paneeli pealkiri on ka influencer või insener. Kui me sellele otsa vaatame, siis kuidas teil see võrdlus tundub, et kas see on must-valge võrdlus, üks või teine, või see on mingisugune skaala, või see on hoopis mingi teine dimensioonide teema? Minu jaoks on see
need tunduvad väga erinevad asjad. Need tunduvad justkui influencer oleks keegi, kes midagi müüks oma toodet, müüks oma sisu, müüks kellegi teise toodet ja insener leiutaks justkui midagi. Ja tegelikkuses on reaalsus see, et need kaks asja võivad ühes olla. Üks inimene võib luua toote ja samal ajal seda näiteks sotsiaalmeedia abil promote'ida. Ehk siis ma arvan, et need on asjad, mida saab kokku siduda. Noored hetkel siiski pigem kalduvad influencerite või suunamudijate poole, kuna see on neile kättesaadavam, nad näevad, et igaüks võib olla influencer, igaühel võib olla see võimalus olemas, neil on lahedad autod ja ilusad küüned ja see tundub palju reaalsem kõigile. Ja eriti noorte tüdrukute jaoks, kes tahavadki, et neile öeldakse, et nad oleksid ilusad, mitte et neile öeldakse, et nad oleksid targad. Ma usun, et noortel tüdrukutel peaks pigem olema soov, et neile öeldakse, et nad on targad, kui see, et nad on kuskil printsesside nukkude vahel ja mõtlevad, et kas ma olen nüüd ilus või mitte. Ma võin siia kohe paralleeli tuua, et kui me pealkiri on influencer või insener, siis ma arvan, et kõige lahedam osa sellest on see kesktee. Ma ei tea, kas te tead üks YouTuberit nagu Mark Rober. Ta oli NASA insener ja tegeles kõige robotiga, kes seal nüüd Marsil on ja kõige sellega. Ja nüüd on YouTuber. Proovib lastes just seda himu tekitada ja ta on selline asi nagu buildbox, kus kohas sa saad iga kuu alguses saad jupid enda ukse taha ja siis saad video, kuidas sa panna selle kokku ja saadki nagu mingi asja teha. Mu väikse vennal on midagi sellist sarnast ja oi pagan, ta iga kuu alguses ootab seda ja ta mõtleb, et issand, kui lahe. Tal on nagu korralik tornid kaste seal nende kapi peal, kus iga sees on mingi väike leiutis. Üks lennutas kuule, teine auto sõitis ja saigi juppides kokku panna. Et ma arvan, et kõige lahedam osa sellest ongi just see kesktee. Ma ütleks, et tänapäeval need on nii kokku põimitud, et tegelikult ei saagi üht ilma vähemalt mingi väikse osa teiseta. Nagu siin ka varem vist jutuks tuli korra, et selle päeva jooksul, et kõik meie ümber on insenerid ehitatud. Sa ei saa olla influencer ilma, et sa ei teaks mitte midagi inseneeriast. Sul on vähemalt mingitki teadmist vaja selleks ja ma nõustun siinkohal Rasmusega, et ma usun, et see kesktee on tegelikult kõige parem. Maailm ei ole mustvalge. Maailm ei ole mustvalge. Kes mõjutavad teie arvamust selles osas, kui me influenceritest, inseneritest räägime, et kuidas te ise tunnete, et see tuleviku perspektiiv, mis teil täna on, kelleks te saada tahate või millest te unistate, et kust on see tulnud? Te võite öelda muidugi, mis see täna on ka, kui teil on see praegu niimoodi olemas või kui see on veel kujunemas, aga kuidas te tunnete, et see on täna kujunenud teie jaoks? See tuleb absoluutselt, ma ütleks, kõikjalt meie ümber, meie keskkond, inimesed meie ümber, meie õpetajad, kes annavad, ühe inimese, ühe väikse lapse nagu unistuse võib paika panna näiteks tema esimene õpetaja või kas või mingi esimene aineõpetaja, kes näitab midagi ägedat tunnis ja laps näeb seda, tekibki see vau-efekt ja siis laps unistab sellest, ta tahab selleks inimeseks saada, ta tahab sinna valdkonda minna. Kuid nagu ennegi mainitud, ma usun, et see tegelikult kõik algab kodust, algusest, kodust, vanemates, kes selle lapse vanemad on, mis nad teevad ja mida sellele lapsele võimaldatakse kodus. Ma usun samuti, et kõige suurem mõjutus on ikkagi keskkond sinu ümber, sinu sõbrad, sinu ema, sinu isa, sinu õed-vennad, aga see ei tähenda, et sa ei tohiks astuda välja sellest mugavustsoonist. Kui näiteks sul on mõlemad vanemad olnud arstid ja kõik perekonnas ja suguvõsas lähevad arstideks ja sind huvitab hoopis miski muu, siis see ei tähenda, et sa ei peaks seda valima, see ei tähenda, et sul oleks võimatu läbi lüüa selles aines, mis sind päriselt huvitab. See justkui jätab meile sellise mulje tihtipeale, et nagu mul ei ole seda geeni, millega ma saaksin suunamudijaks hakata, kui kõik mu vanemad on arstid olnud või mõlemad mu vanemad on arstid olnud. Tegelikult mingit sellist asja ei ole olemas nagu mingisugune geen ühe huviala jaoks või mingisugune matemaatiline mõtlemine, nagu mina kunagi arvasin. Kui me räägime valikute tegemisest,
siis ma võin sulle tuua näite, et kui ma lähen näiteks jalanõusid ostma, siis mul on ema, kes tahab midagi head, kasulikku, odavat ja toredat, eks ju. Siis mul on suur vend, kes tahab, et mul oleks lahedad tossud, ma näeksin hea välja ja ma oleks cool tüüp. Ja siis nende kahe arvamuse kesktee on just see, mis minul nagu väga kõvasti seda nagu teed mõjutab ja mina olen väga õnnelik sellele. Tore, väga tore. Ja me olemegi jõudnud siia lõpuringi lähedale ja teil on auditooriumis peaaegu vist, et mitte päris pooled, aga sinna ligi lähedale Eesti koolide juhid. Koolijuhid, õppejuhid, õpetajad ja teil on nüüd võimalus jätta neile see viimane teie mõte pähe, mis võiks millekski äkki sündida, sinna kasvama jääda, siis mis oleks? Ma ütleks, et olgu uuendusmeelsed ja ärge kartke võtta vastu neid uusi tehnoloogiaid ja vaadake sellise vastuvõtva pilguga, aga ärge unustage, et see on lihtsalt tööriist, nad on tööriistad, nad on vahendid, et arendada inimese mõistust ja ma ütleks, et pürgige selle poole, et säilitada balanss inimese oma mõtlemise ja mõttemaailma ja metamõtlemise vahel ning nende tehisintellekti AI tehnoloogia kasutamise vahel. Kool on minu arvates kõige enam teerajaja inimesele. Kool on esimene koht, kuhu sa lähed hommikul, kui sa oled õpilane. Kool on viimane koht, kus sa tuled võib-olla õhtul ära. Koolis veedetakse väga palju aega. See tähendab, et õpilane saab oma hariduse koolist. Mis omakorda tähendab, et kui õpetajad või juhtkond hakkab keelustama mingisugust tehisintellekti kasutamist või hakkab piirama tehnoloogilisi lahendusi üleüldiselt, siis see ei ole kunagi kasulik ühelegi õpilasele. Nad peavad tulevikus niikuinii selle tehisintellektiga tegelema hakkama. Nüüd küsimus on ainult selles, et kuidas seda tehisintellekti kasutada. Kas sul on õpetaja, kes laseb ChatGPT-l endale kirjutada slaidid valmis ja siis loeb slaididelt maha, või siis sa saad päriselt kasutada seda ChatGPT-d selle jaoks, et uurida kiiremini infot ja seda siis fakti kontrollida hiljem ja õppida seda üleüldiselt kasutama. Mul kadus mõte ära, aga nüüd tuli tagasi. Aga nüüd see, et mina arvan, et kõige olulisem asi kooli juures on baasteadmised ja otse loomulikult uudishimu. Kooli mõte on anda sulle võimalikult lai valik ideedest ja materjalidest, et sa saaksid minna ja siis valida oma raja sellest mitmest tuhandest või sadadest tuhandest töödest, mis meil nüüd tänapäeva ühiskonnas on. Ja ma arvan, et kõige olulisem asi, mida kool peab andma sulle, on uudishimu ja baasteadmised. Aitäh teile! Teeme palun noortele suure aplausi!